Tere hommikust, tere hommikust. Tegelikult juba hakkab lõuna saama. Mina olen Triinu ja olen täna jälle inimkonna teenistuses. Ja mõtlesin, et tulen korra siia ja jagan, sest ma eile tegin veel ühe sessiooni. Ja see sessioon võib-olla kõnetab sind ka. Et teemaks oli alaselg. Alaselg, ehk siis minu väga suur kirg on leida juurpõhjuseid. Nagu sa minu lugu tead, siis mina ei tahtnud ju ka mingit tablette, mina tahtsin teada juurpõhjuseid. Ja see tähendab seda, et minu kirg on ainult leida juurpõhjuseid. Nii et selles mõttes mina soovin ainult inimestele näidata nende juurpõhjuseid. Aga siin tuleb võtta rahulikult, sest siin on vaja samm korraga. Sest et inimestel on, neid, kellel on ärevus või depressioon, neid juurpõhjuseid on hästi palju. Aga see selleks. Eile tegin me siis õhtul ühe seansi ja teemaks oli alaselg. Ja alaselja taga oligi siis see, et oli trauma. Ehk siis inimene oli siis saanud trauma oma seljaga. Aga mis koht, mida ma tahan jagada, oli see pool, et oli varjatud identiteet. Ehk see tähendas seda, et ta julgenud elus edasi liikuda. Ta julgenud elus edasi liikuda, tema alaselg andis märku, puusad andsid märku, jalad, ehk siis jalad. Mida tähendavad elus jalad? Tähendab edasi liikumist. Kogu aeg edasi liikumist, kogu aeg võttes kas või ühe väikse sammu ja sa liigud edasi. Nii et ega mina samamoodi olen liikunud kogu aeg liigun edasi, kogu aeg õpin jälle liigun edasi, sest minu hing tahab kogu aeg edasi liikuda. Ja kui me ei liigu näiteks elus edasi, siis seal taga on varjatud identiteet. Ja see tähendab seda, et inimene tundis, et ta pole piisav, et ta pole väärtuslik sellisena, nagu tema on. Ja see oli lihtsalt sinna, seal olid juhtunud teatud asjad, aga see varjatud identiteet oli vaja teadvustada. Sellepärast, et kui me teadvustame neid kohtasid, siis me saame hakata sealt läbi minema. Sest et inimestel on nagu väga lihtne olla mugavustsoonis, minna tööle, teha seda, aga hing tuleb ju maa peale avarduma. Hing soovib ju selles mõttes ju elada täispotentsiaalil. Hing soovib ju päriselt teostada ennast. Nii et ja kui meil tekivad selles mõttes seal nagu hirmud, et ei julge ennast näiteks reklaamida, siis mina olen neid kogu aeg lammutanud ja lähen kogu aeg nendest läbi, ise täpselt samamoodi. Et just selles mõttes, et kui sinul on hing, aga kui sinul on kirg midagi teha, aga sa ei julge elus edasi liikuda, siis ma tahan öelda, et sul on seal varjatud identiteet. Ma pole piisav. Ma pean kohanema, ma pean olema selline, nagu pere tahab või lapsed tahavad või mees tahab või vanemad tahavad, siis sa võid olla selles kohanemises. Tahad kõigile meeldida. Aga sinu hing võib karjuda, liigu edasi, mine tee. Aga sa ei julge. Nii et selles mõttes, mida ma tahan öelda, on see pool, et sinu keha ei valeta. Et kui sina elus edasi ei liigu, siis keha ja universum annab sulle väga tugevaid lööke. Minu lavakõnes, toon selle kohe näite siia, sest see oli minus ka, et kui mina olin siis EMO püsiklient, siis minu elu nagu pani liikuma kiirabiarst. Sellepärast, et ta ütles, et teate tütarlaps, kui te oma emotsioonidega tööle ei hakka, uskumustega ta veel ei rääkinud, ta rääkis emotsioonidega, siis te jäätegi meile siia helistama ja meid traumeerima.
et palun hakka tööle. Ja see oli minu arust nagu täiega nagu selles mõttes universumi poolt saadetud inimene, kes ütles, et no kaua sa jandid selle ärevusega, hakka ometi tööle. Sest ärevus on alati hirmupõhine ja hirm, kui inimesel on väga palju hirme, siis ta kardab kõike. Ja enamalt tealt on inimestel väga palju hirme, kui nad üles ärkavad. Ja siis on hirm selles osas, et nüüd tuleks hakata endaga tegelema. Aga sinu esivanemad või sinu tuttavad või sinu lähedased on alati öelnud, ära sa ometi midagi sellist tee, sest sa ei tea, et siis võib midagi juhtuda. Ehk siis nagu endasse vaatamine on esivanematel olnud nii keeruline ja nii valus, sest nemad ei ole julgenud vaadata, mis nende sees toimub. Ja enamalt tealt inimestelgi on vanematel inimestel, mina ei hakka küll muutma ennast, mina ei hakka küll, et on nii nagu on. Aga sinu haigused ei anna sulle rahu, sellepärast et hing tahtis ju tulla ja leida ennast täispotentsiaalil. Nii et mina täna võin küll öelda, et kõik sinu kannatused või mis iganes sul on sellepärast, et sa ei liigu elus edasi. Ja sellepärast, et sinu sisemaailmas on, kes mina olen nüüd? Mis mina ei hakka midagi tegema. Aga vot just, sina oled see, kes hakkab tegema. Sina oled see, kes tuleb sellest kohast välja, kui sa seda valid. Nii et eks siis ma tahangi öelda, et sinu keha on sinu sõber. Kui sul on ülekaal, siis on see täpselt samamoodi, kus on mingisugused asjad vaja lahendada. Ja need asjad on meie alateadvuses, meiega midagi toimunud ja alateadvuses on lihtsalt üks muster, mille järgi keha toimib. Nii et vahet pole, mis sinu elus häirib. Eile suhtlesin ka ühe inimesega ja siis teda ütles see pool, et teda häirib väga tugevalt see, et ta on nii rahulolematu. Ja mina tean ka seda kohta väga tugevalt, kui inimene on rahulolematuse energias. Ehk siis see tähendab seda, et tekk torgib, padi torgib ja see ei sobi ja see tähendab seda, et sa oled perfektne, sa tahad, et asjad on täpselt nii ja selle taga on alateadvuses tegelikult programm, et mina ei vääri armastust. Ja siis sa oled selles rahulolematuses ja siis sa keerled selles maailmas seal. Ja tegelikult hing tahab väga selles mõttes saada seda kohta muutust, aga inimene peab ise üles ärkama. Et ta tahab ja siis ta nagu tuleb, ütleb, et ma tahan muutust, ma ei taha enam olla see perfektne, kes kogu aeg käib ja nõuab nii perelt kui lastelt ja ma ei tea kus kohast, et see perfektsus on nagu üks selline alateadvuses on lihtsalt teine programm. Aga inimestel on nagu ei tea seda nii kaua, kui nad selles mõttes üles ärkavad ja kui neil hakkavad nagu selles mõttes keha hakkab nagu märku andma. Et siis mina täna ütlen seda, et see on parim asi, kui sinu keha räägib sinuga. See on parim asi, sest muud moodi sa ju ei ärkaks. Muud moodi sa ei ärkaks. Sa ärkad ainult selle peale, et midagi on nagu kehas viltu. Ehk siis energeetiliselt on nagu midagi viltu, sest sa pole rahul endaga. Ja see ongi see pool, et siis ja sa saad siis hakata endasse vaatama, kui sul tekivad küsimused, et miks see nii on minuga. Et nii kaua, kui sul ei ole küsimusi, elad selles nagu selles maatriksis, kus on oluline töö ja raha ja kõik selles mõttes see väline maailm. Ja siis, kui käib see murdumine ära, ütleme niimoodi, et kui see murdumine nagu käib ära, siis inimene nagu, siis ta jõuab alles iseendani. Et see lihtsalt nii ongi. Et me elame kogu aeg seda välise maailma järgi
ja kui tekib see väga valus koht, et sa siit enam edasi minna ei saa, sellepärast et sul võib olla nii suur valu, kas siis kehas või meeletu depressioon või elujõu kaotus, siis see on murdumine. Ja see ei ole see pool, et keegi on nüüd süüdi, vaid see on see koht, kus sa võtad vastutuse iseenda elu eest iseenda kätte ja ütled, ma soovin siit välja saada. Ja siis tuleb inimene minu seansile ja ütleb, et ma tahan siit välja saada. Triinu, räägi, kuidas ma saan. Ja me teeme siis ainult seansse, nii et see elu nii käibki. Et selles mõttes võta rahulikult, kui sul on küsimus, siis sa leiad alati endale õpetaja. Ehk siis tõde on see, et kui inimene on valmis, siis ta leiab õpetaja. Enne seda ei toimu mitte midagi. Ta elab selles urgannus. Ja see on okei. See on täiesti okei, sest kõik inimesed on siin maa peal õppimises. Nii et mina olen selles mõttes sealt välja tulnud ja minu teekond on praegu siis see, et olla inimkonna teenistuses, kellel on, kelle keha karjub, kes tahab, mina olen olemas. Mina selles mõttes saan jagada sulle järgmist sammu, et kui sa seda valid. Ja kui sa ka ei vali, on ka okei. Nii et selles mõttes siin ei ole see koht. Mina jagan üldiselt, ja see võib olla ka täiesti teine inimene, sest minu eesmärk ei ole siin seda, et te peate siin kõik tervenema seda. Ei, absoluutselt. Mina teen seda vabas voolus ja täiesti tingimusteta selles osas, et ma jagan lihtsalt oma valgust ja armastust, sest mina olen selleni jõudnud. Nii, mis ma veel tahtsin rääkida? Okei, tahtsin seda rääkida, kuna siin on tulnud küsimusi, et lastel on ärevus. Ma panin selle Fienta kutse jälle siia ülesse, kellel on need teemad. Et siis ma saan jälle töötuba korraldada. Sest et siis ma saan jagada, mis on nende taga olevad mustrid. Ehk siis inimene elab mustrite sees ja nüüd ongi see pool, et alles siis, kui ta teadvustab, et ma saan seda mustrit muuta, siis ta hakkab endaga tööle. Nii et ärevus on täpselt samamoodi. Seal on muster, sest keha muud moodi ei oska sulle märku anda. Seal on muster, millest sa elad ja ärevus lihtsalt annab kehale märku. Ja kui kellelgi on siin lapsed ja lastel on ärevus, siis me teeme seda, ma panin selle kirja. Täna hommikul tuli see info mulle laadis alla, et see tuleb teha, sest küsimusi on olnud. Me teeme seda 3. aprillil, kellel on nagu just laste teemad, sest et lapsed on samamoodi minu valdkond, sest et nende hinged on nii avatud, nende alateadvus on nii avatud ja see tähendab seda, et kui laps on ärevuses, siis ta kannab oma vanemate uskumusi, pingeid ja kõiki neid asju ja lihtsalt see hing annab märku, et ma soovin muutust. Nii et mõnikord on vaja lihtsalt vanematel olla teadlik, et see ei ole lapse teema, see on vanema enda teema. Nii et kui meie inimestena hakkame endaga tegelema, siis tegelikult ka meie lapsed ei pea kandma seda koormat, mida meil kanname. Sest et nii nagu me teame, on üks ütlus, et vanemate patud nuheldakse laste selga, siis ma ütleks, et see on nagu see koht, milles on nagu oma iva ja sellega tuleb tegeleda. Nii et ärevus ei lähe mitte kuskile ise ära, mitte kuskile. Ainult siis, kui sa muudad oma siseprogrammi ja sa saad aru, kus kohas on sinu energia kinni. Nii, aga kõigile imelist päeva, kirjutage ja joonistage mulle ja kes siis on rahaprogrammis, teiega kohtume reedel.
ja mis siis veel on tulemas, rahaprogramm, teeme selle ära, uued mõtted on juba, mida järgmisena teha, sest see inimene on nagu selline, kui ta ei ole nagu teadlik, siis ta ongi seal kuskil selles mustris, mis teda ei toeta, aga seal on vaja selles mõttes neid mustreid muuta. Ja tavaliselt ongi siis, ma rahakoolitusel räägin nendest kõige rohkem võib-olla, et inimesed saaksid nagu üldpilti, sest raha on nagu inimestel kõige suurem segadus. Ja see oli ka minul. See ongi ajendatud sellest, et ma ise olin täpselt samas pimeduses kohas, kus ma ei saanud mitte midagi aru, enne kui oli vaja kõik need uued programmid laadida ja tulla ära ühenduses iseendaga. Nii, ehk siis kõik kirjutavad mulle, kes tunnevad kutset ja kõigile imelist päeva. Palju valgust ja palju armastust ja kõike nagu heaolu, et kõik inimesed saaksid maa peal täiega särada. See on nagu väga äge, mida mina soovin, et kõik inimesed saaksid maa peal särada oma väes. Vot see oleks äge. Ja nii äge on olla õpetaja nendele inimestele, kes seda soovivad päriselt. Mina igatahes fännan oma tööd ja oma elu rohkem kui kunagi varem. Nii et kui sina oled täna selles pimedas kohas, siis tea, mis on võimalik. Kõik on võimalik. Absoluutselt kõik on võimalik. Tšau.